EasyViisi EV8 4G. Kellele ja milleks see mõeldud on, mida tootja selle kohta lubab ning kuidas need lubadused ka päriselt vett peavad, seda kõike kavatsen ma selles videos välja selgitada. Tere sina, kes sa ilmselt enda vajadustele vastavat valvekaamerat otsid. Minu nimi on Toomas ja ma olen täiesti tavaline Eesti mees, kelle kätte kaameramaailma on andnud katsetuseks selle EasyViisi mudeli ja palunud sellest teha siis kasutajakogemusvideo läbi tavalise inimese silmade. Selle väikese eksperimendi mõte on anda sulle siis vahetult ja ausat tagasisidet ning vastata sul tekkinud küsimustele, mis siis loodetavasti aitab sul otsustamise lihtsamaks muuta. Aga aitab sissejuhatusest, lähme asja kallale. Kuhu see kaamera siis võiks sobida? Tegemist on siis 360-kraadise panoraamvaatega valvekaameraga, millel on sisse ehitatud aku ja mis andmete edastamiseks kasutab 4G SIM-kaarti. See tähendab, et selle kaamera paigaldamise ainsaks tingimuseks on 4G mobiiliside olemasolek ja kuna sul pole vaja ei Wi-Fit ega toidet, siis Eesti tingimustes annab see sisuliselt vabad käed sulle. Seega on tegemist ideaalse kaameraga valvamaks suvilaid, garaaže, ehitusobjekte, paadisadamat või kas või kanaaedikud. Ühesõnaga, tegemist on väga multifunktsionaalse abimehega. Aga nüüd vaatame, mis siin karbi peal kirjas on ehk tehnilised andmed. Nagu juba mainitud, siis kaamera suudab filmida 360 kraadi ehk see peatal kere otsas keerleb paremale vasakule 340 kraadi, üles alla 65 kraadi. Tal on värviline öörežiim, veekindel korpus, tal on voice assistance ehk siis suudab tuvastada häälkäsklusi, seda siis juhul, kui te kasutate näiteks Google Assistance'i või Amazoni Alexa. Seda ma ise katsetanud ei ole, aga ma usun, et see toimib. Tal on kahepoolne audio, mis tähendab seda, et ta salvestab seda heli, mis on kaamera ees ja teistpidi on teil võimalik näiteks läbi mobiiliäpi rääkida kaamera ette. Tal on nutikas inimese tuvastamissüsteem ehk ta on võimeline pildis eraldama inimese liikumise ja seda jälitama. Selle kaamera pildiresolutsioon on siis 2K ja nagu juba mainitud, tal on siis sisse ehitatud laetav aku 10 400 mAh ja muideks kaameramaailm müüb laadjana toimivat EasyViisi päikesepaneeli, mille saab siis USB-C pistikuga otse kaamera külge ühendada. Sisuliselt saad selle ekstra 40 € investeeringuga stabiilse toitega valvekaamera, sest katsetused on näidanud, et suvisel ajal suudab see päikesepaneel selle aku ilusti ära toita. Nii palju sellest, mis karbi peal on, nüüd vaatame, mis siin karbis sees siis on. Nii. Nii, nagu ikka on pakendis kaasas hunnik pabereid ehk kõik sorti kasutusjuhendid. Siis on siin augu puurimiseks sabloon, et seda raami panna näiteks betoonseina külge. Kruvid, tüüblid on kaasas ja micro SD-kaardi raam on kaasas. Ja siin on siis Õhtustaar ise ehk EB8. Välja ta näeb siis siukene nagu ikka valvekaamera. Siin on võib-olla hea ära näidata see, et ta käib siit raami küljest lahti ehk see on siis see tükk, mille saab nii-öelda seina külge paigaldada ja kiirkinnitusega käib ta klõpsti siia külge ehk kui näiteks laadida vaja, saate ilusti ära võtta seina küljest. Siin all on tal siis kõlar, siin on tal USB-C pesa, kuhu saab näiteks laadija ühendada. Siin on tal sisse välja lülitamisnupp. See muna käib siis nagu öeldud paremale vasakule ja see pea ise üles alla. Mis siin veel siis on? Siin on siis kaamera silm, kõik sorti abivalgused, erinevad sensorid. Ja siin siis on pesa SIM-kaardi ja mälukaardi jaoks. Ühesõnaga käes siuke soliidne tükk, ei ole nagu robustne odav plastik, vaid igati tõsine asi. Kordame sellega igaks juhuks üle, et komplektiga ei tule kaasa SIM-kaarti. Seega tuleb andmemahu edastusega pakett koos SIM-kaardiga oma mobiilioperaatorilt lisaks tellida. Samuti pole komplektis kaasas mälukaarti, aga siin tasub kaameramaailma pakkumistel silm peale visata, sest kui ma ei eksi, siis neil on hetkel käimas kampaania, mille käigus saab kaameraga tasuta kaasa mälukaardi. Igatahes toetab antud mudel kuni 512 gigabaidist micro SD-kaarti. Samuti on EasyViisil ka pilli salvestamise võimalus olemas, aga see tuleb eraldi teenusena juurde osta. Neil on valikus erinevad kuupaketid, sõltuvad siis andmemahust. Aga viimati, kui ma vaatasin, siis algasid hinnad 4,99 ja lõppesid 14,99 € kuus.
Nii, nüüd paneme selle kaamera siis töökorda. Selleks on vaja esmalt siis nutiseadmesse laadida EasyViisi rakendust ja teha sinna kasutaja. Rakendus ise on äärmiselt kasutajasõbralik ja eestikeelne ning vabavarana saadaval nii Google Play's kui Apple Store'is. Kui rakendus on telefonis olemas ja kasutaja tehtud, siis sisestame kaamerasse mälukaardi ja SIM-kaardi. Selleks tuleb siis kruvikeerajaga see pesa siin lahti keerata. Nii, ja siin on vaja natukene peenemat näputööd teha. Võtame siit mälukaardi, see läheb nii klõpsuga ilusti kinni ja siis võtame siit SIM-kaardi. Ja see läheb siia teisele poole. Nii. Okei, mõlemad kinni. Palun katte peale tagasi. Nii, katte peal. Lülitame ta siit power nupust sisse, vajutame selle alla, hoiame peal. Siin ees läks sinine tuli põlema. Start oli edukas. Nüüd ta natukene keerutab enda muna siin. Ja senikaua võite siis ühesõnaga SIM-kaart on sisestatud. Nii, nüüd võtame selle EasyViisi rakenduse lahti. Ütles, et ühendus oli edukas. See on siis rakenduse... Kas tohib äkki ise rääkida? Ühesõnaga, see on siis selle rakenduse peamenüü ja siin on väike plussmärk, panete siit lisaseade. Siin saate siis sorteerida juhuks, kui teil on erinevaid EasyViisi tooteid. Ma valin siit kaamera ja nüüd ta tahab, et skaneeriksite selle QR-koodi sisse. Lisaseade tundis ilusti ära EB8. Toimub seadme lisamine. Filter on tagurpidi. Aga voila! Ühesõnaga seade on ilusti ühendunud. Krüpteerimise võtit ma ei taha praegu muuta. Nii, kaamera on mul siis ühesõnaga siin äpis ilusti olemas. Äpi juures ma väga pikalt ei peatu, sest see on üpris lihtne ja loogiline. Et see on siis peamenüü, mida te näete siis, kui te ka äpi avate. Siin saate siis valida erinevate kaamerate vahel, juhul kui teil on mitu EasyViisi toodet äpiga ühendatud. Siin üleval vasakus nurgas on siis üleüldine menüü, kus saate hallata kõike kontoga seonduvat, näiteks oma pilvesalvestamise tellimust või jagada konto ligipääsu oma perekonnaga ja nii edasi. Siin all keskel on siis raamatukogu. Siin on siis kõik erinevad salvestused ja siin paremal on erinevad äpiülesed lisavigurid, mis on suhteliselt hiljutine uuendus ja mille juures ma praegu samuti peatuks, aga millest ma kavatsen tulevikus pikema video teha. Küll aga vaatame pisut pikemalt, mis võimalusi see konkreetne EB8 meile siis pakub. Selleks klikkame siis peamenüüst selle mudeli peale. Nii, kui te siia peale klikite, siis teil avab selline vaade. Tegemist on siis nii-öelda kiirmenüüga. Vaatame korra, mis siin siis teha saab. Siin all rea peal on erinevad kiirkäsklusest. Neid saate muideks enda äranägemise järgi muuta. Aga vaatame, mis need põhiliselt on siis. Ühesõnaga, saab teha pildi enda telefoni sellest konkreetsest pildist, mis siis parasjagu kaamera ees toimub. Saate samamoodi panna salvestama selle sama pildi, mis kaameras jookseb. PTZ on siis panoraam, ehk siit PTZ-i alt te saate siis teda keerata üles alla, paremale vasakule, ehk saate, ma ei tea, hoovi peal näiteks kontrollida kogu perimeetrit ja siin on ka üks siukene variant nagu eelseadistada asukoha, ehk ütleme, et see on see nii-öelda mingi fiks koht, ma ei tea, garaaži ukse esine. Panete siia kirja, garaaž ja salvestate selle ära.
ja näiteks kui nüüd, ma ei tea, kaamera on midagi jälitanud ja läinud kuskile mujale suunda vaatama, siis siit saate nii-öelda kutsuda selle kaamera eelseadistatud kohta tagasi. See on võib-olla niisugune huvitav info, mida võiks teada. Noh, siis saab siit nii-öelda kõneleda ja alarmi panna käima. Vaatame korra, mis see teeb. See on ilmselt suhteliselt ebameeldiv. Ühesõnaga hakkab karjuma ja vilkuma ja siis nagu juba ütlesin, siis saate seda kiirmenüüd siit vastavalt vajadusele ümber seadistada. Nüüd aga lähme peenhäälestuse juurde. Ehk kui te vajutate pildi peale, siis siin üleval parempool nurgas on väike hammasratas ja kui te selle peale vajutate, siis ilmub teil niisugune peenhäälestus aken, kus siis on võimalik kõike nii-öelda enda käe järgi seadistada. Vaatame siis kiirelt üle, mis siin teha saab. Nii, siin blokis siis esimene asi on töörežiim. Sisuliselt saab menüüs erinevate režiimide näol muuta seda, kui palju akumahtu kaamera igapäevaselt kasutab. Et minul oli katsetuste käigus kaamera 3 päeva majahoovis üleval ja enamus ajast energiasäästlikus režiimis ning keskmiselt tarbis kaamera 2% akut ööpäevas. Ja noh, lihtne talupoja matemaatika ütleb, et suvistes tingimustes võiks energiasäästlikkuse režiimis see kaamera siis ilma laadimata kuskil 50 päeva töötada. Ühesõnaga, siit saate siis erinevaid neid režiime valida. Järgmine on nutikas tuvastus. Ja siin on talle 2 režiimi, mille vahel valida. Pirri infrapuna tuvastamise režiim ja inimese kehakuju tuvastamine. Ja kui ma päris ausalt ütlen, siis tegelikult ma ei tea, mis olukordas peaks seda pirri kasutama, sest nende katsetuste käigus, mis ma maal tegin, ma ausalt mingit vahet ei märkanud, seega ma lõpuks kasutasin ainult seda kehakuju tuvastamise režiimi. Ma määran tal tuvastusalaks selle nii-öelda tänavakiviga kaetud ala. Need samad katsetused, mis ma seal maal tegin, need näitasid, et valgel ajal suudab andur liikumise tuvastada kuskil 6-8 meetri kauguselt. Vahemaa pisut sõltus sellest, kas sa liigud otse kaamera suunas või liigud risti kaamerajast läbi. Ja pimedas jäi tuvastuskaugus sinna 4-6 meetri vahele. Ja nagu seda äpist näha on, siis tuvastamise tundlikkust on võimalik muuta. Minul oli ta siin algse 70 peal, sest nagu varasem kogemus näitab, siis seda ei ole mõtet väga maksimumi panna, sest siis ta hakkab sul igat puulehte ja putukat ka salvestama. Ehk mina hoidsin selle 70 peale, aga lihtsalt teadmiseks, et seda vahemaad on ilmselt võimalik pikendada. Siin on veel peidus üks üpris huvitav funktsioon, nimelt tuvastusala. Ehk siis siin annab määrata kaamerale konkreetset tuvastusala. Ja see on hea funktsioon, kui valvatav krunt piirneb näiteks sõidutee või naabrihooviga. Ehk minu katsetuste käigus ma proovisin seda funktsiooni nii, et ma määrasin tuvastusalaks ainult tänavakiviga kaetud ala ja tagasiside mõttes võin öelda, et see töötab nii nagu kirjas on, ehk väga täpselt. Kui sa liigud seal piiri peal, ta ei hakka salvestama ja nii kui sa piirist üle tuled, hakkab salvestama ja häiret andma. Ehk siis teadmiseks, et selline võimalus on ka olemas. Nii, lähme tagasi siia peenhäälestusmenüüsse, vaatame edasi. Teatis. Nojah, nagu nimigi ütleb, siis siin blogis saab muuta kõike seda, mis hõlmab kaamera ja äpi teavituste andmist ja saatmist ning selle juures ma võib-olla pikemalt peatuma ei hakka. Seda saab igaüks ise katsetada. Järgmine on helisätted. Siin on võib-olla oluline see, et siit saate neid häälkästlusi sisse välja lülitada juhuks, kui te tahate Google Assistanti või Alexaga seda kaamerat kasutada. Järgmine, pildiseadmed. See on siis jälle suurem blokk, kus saab muuta kõike, mis seostub pildiga. Kujutise stiil, sellega ma olen natukene mänginud, aga minu arust tasub see originaali peal hoida, kui sul just ei ole äärmuslikud tingimused, näiteks kaamera ongi konkreetselt laterna all või siis peidus kuskil, ma ei tea, pimedas nurgas, garaažis opis. Ühesõnaga, kui sul on vaja seda valgust reguleerida, siis siin võite nende kujutiste stiilidega mängida, aga vastasel juhul ma hoiaks selle originaali peal. Öine nägemine. Et värvilise režiimi puhul kasutab kaameras lihtsalt abivalgust ja mustvalge režiim toimib infrapuna valguse pealt. Siin on ehk oluline mainida seda, et infrapuna režiimis pole autonumbrimärki võimalik tuvastada.
Lihtsalt teadmiseks juhul, kui see on sinu jaoks oluline argument. Värvilise öise pildi puhul on numbrimärk loetav kuskil 4 meetri pealt. Mis siin siis veel teha saab? OSD on lihtsalt pildi kuvatav info ja samuti saab siis siin salvestada vesimärgiga pilti. Nii, see on siis pildiseadetelt kõik. Mis siin veel on? Valguse sätted, siin saab ainult kaamera oleku näidikut muuta. PTZ sätted. Siin on siis peidus võib-olla selle kaamera kõige olulisem funktsioon ehk inimese automaatne jälgimine. Et kui see on sisse lülitatud, siis suudab kaamera üllatavalt hästi jälitada pildis liikuvat inimest. Ma katsetasin seda võimekust nii valges kui pimedas, kaugelt ja lähedalt ja minu arust see toimib täiesti suurepäraselt, nii nagu see peabki toimima. Järgmine asi on aku, siin saate siis vaadata, palju akut järel on. Ja seadme asukoht. Kuna see mudel töötab siis SIM-kaardi pealt, siis on tal ka unikaalne seadme asukoha tuvastamise võimekus peal. Ehk ma ei tea, kaamerat ära kaotada on võib-olla raske, aga juhul kui mõni inimene pahatahtlikult selle kaameraga minema kõnnib, siis selle võimalusega saab kaamerale jälile jõuda. Ja siit altpoolt leiab siis kõik kaamera üldised seadmed, mida on ehk hea teada on see, et kirjete loendite alt saate siis valida seda, kuhu ta salvestab, kas mälukaardile või siis pilve. Ja selle 4G võrgu alt näeb seda, palju ta on andmemahtu kasutanud, mis on ka huvitav, võib-olla oluline data. Aga ühesõnaga, see ongi kõik, nii palju siis äpist. Räägime pisut pildi kvaliteedist veel. Nagu varem mainitud, siis kirjade järgi on tegu 2K resolutsiooniga ja katsetuste põhjal võib päevasel ajal salvestatud pildiga vägagi rahul olla. 10 meetri pealt on võimalik inimese näojooned ja auto numbrimärk juba ära tuvastada. Öisele pildi kvaliteedile ma nii palju kiitust ei jagaks, sest see võiks olla grammi võrra parem. Inimese näo tuvastab seal 4-5 meetri peal ära ja nagu juba mainitud, siis auto numbrimärgi loeb välja ainult värvilise öörežiimiga ja seda kuskil 4 meetri pealt. Nii palju siis minu kogemustest antud mudeliga, nüüd aga vaatame selle EasyViisi EB8 4G plussid ja miinused üle. Alustame miinustega. Suurimaks ja tegelikult ainukeseks tajutavaks puudujäägiks jäi minu jaoks ikkagi öise pildi kvaliteet. Pilt pole küll kaugeltki katastroofiline, aga see võiks olla parem. Teine teoreetiline suur miinus on see, et SIM-kaardi eest tuleb igakuiselt lisatasu maksta. Samas saab mõelda nii, et see on turvatunde hind ja kui see kaamera suudab selle kahju ära hoida, siis tegelikult see summa ei ole suur. Nüüd aga plussidest, mis kaaluvad miinused kuhjaga ülesse. Esimene ja suurem pluss on ikkagi see, et tegu on juhtmevaba kaameraga. Piisab ainult 4G mobiiliühendusest ja see annab sulle videovalve võimaluse kus tahes Eestimaa otsas. Teine suur pluss ja minu jaoks ikkagi väga positiivne üllatus on aku kestvus. 2% aku mahtu päevas on ikkagi selgelt muljetavaldav, aga ikkagi, kui mina peaksin endal selle kaamera ostma, siis ma kindlasti võtaksin juurde ka selle päikesepaneeli pealt toimiva laadija, sest reaalselt sellega ei pea varakevadest kuni sügiseni aku pärast üldse muretsema, ehk see 40 eurot lisaks saadki kuhu iganes Eestimaa otsa endale toitevaba valvekaamera. Super deal minu arust. Kolmanda plussina ma tahaksin ikkagi välja tuua seda, et kõik funktsioonid, mis ma katsetasin, toimivad nii nagu lubatud. Ehk põhiliselt see inimese jälitamise funktsioon ja tuvastusala määramine toimivad täpselt nii nagu peab. Lõpetuseks ma loodan, et see väike kasutajakogemus video läbi tavainimese silmade aitas sind ja sa said vastused küsimustele, mis sind huvitasid. Ja kui juhtus nii, et see sama EB8 on see, mis sinu nõudmistele vastab, siis siit samast video alt leiad lingi, kus sa saad selle tootes endale sobivalt mugavasse pakiautomaati tellida. Tänud tähelepanu eest ja mina tänan ning mõnusat ja turvalist tegutsemist!